Välisministeeriumil on teada, et piirkonda saabus eile hommikul 2 Eesti kodanikku, kes liikusid koos Läti turismirühmaga, liikusid Hiina Rahvavabariigist Nepaali ja kommunikatsiooniliinid on katki, mistõttu meil ei ole õnnestunud nendega ühendust saada. Tänaseks on Nepaali Nuvakoti ringkonna jõeäärsetest asulatest järel vaid mudaga kaetud hooned ning üle kallaste tõusnud prahtitäis jõgi. Olukorra tekkepõhjuseid veel uuritakse, ent teadlased viitavad, et äkilise üleujutuse põhjuseks on kokku varisenud liustik, mis kukkus 100 meetreid allpool asuvale orupõhjale. Liustiku varisemine on omakorda tingitud ebatavaliselt kiirest jääsulamisest. The height where we are assuming that ice was broken is about 5,200 meters from the sea level, and then the vertical drop of almost 1,200 meters, and then again the ice might have melted during that drop, and then again it carried several amounts of tons of sediments. Probably what's actually happened is it's just kept going, and it's incorporated all of the water in the river valley and pushed it out the front, kind of almost like a syringe pushing or plunging it out in front. So you get this kind of all the water that's there being shoved out front, but at the same time is melting the ice and collecting other water and things. So you get this really hyper-concentrated flow of what's kind of like concrete. Praeguste andmete kohaselt on Nepaalis hukkunud vähemalt 359 ning kadunud ligi 900 inimest. Kadunute seas on hulganisti turiste nii Indiast, Nepaalist, Hiinast, Ameerikast kui ka Ühendkuningriigist. एकदम से वो तो वहाँ से वो आया वो बम की तरह है ना आया फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको नदी फिर बड़ा होके इधर आया सब इधर अभी चैलेंजेस सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं कितने लोग दबे हुए हैं कुछ भी पता नहीं चल रहा है उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है. Liustiku varing kahjustas vähemalt 6 suurt hüdroelektrijaama ja Girjongi piiripunkti kaubanduskeskuse taristut. Samuti muutis see jõgede sänge enam kui 100 kilomeetri ulatuses allavoolu India piiri lähedal. Ameerika Ühendriikide geoloogiateenistus hoiatab, et Nepaalis võib üleujutusi lähitulevikus ette tulla veelgi. Välisministeerium soovitab Nepaalis viibivatel eestlastel järgida kohalike ametivõimude soovitusi ning enne reisile minekut tasub alati registreerida end reisitargalt leheküljel. Nii on ministeeriumil kergem reisijatega ühendust võtta ning vajadusel ka nõuandeid jagada.